Valmis või? Tere! Buongiorno, amici! Tere tulemast Itaaliasse! Me oleme jõudnud Milano kõrvale Lainate golfiklubisse, kus toimub Innova AM-tuuri esimene etapp. Ja teeme practice roundi. Näitame, vaatame, kus mänguplaanid on. Näitame raja ette. Caddybook'i järgi tundub päris palju hasardit ja OB-d, kuna see toimub siin golfirajal. Vett on ka. Varukettel on palju kaasas, loodame, et vaja ei lähe. Aga lähme. Esimene rada siis on 80 meetrit par 3 nii naistele kui meestele. Meil on vasakul on hasard, bunker ja paremal on green, golfigriin on siis OB. Ehk siis mina tõenäoliselt võtan mingi midari. Praegu võidest ära minna. Praegu kobi. Ja proovin lihtsalt otsa, et seal taga on aed, mis on ka OB, aga nagu seda aeda saab põhimõtteliselt backstopina kasutada. Oi, kui madal. Noh, niimoodi me ei tee. Ja proovin zone'iga lihtsalt kohale jõuda. Ja läks jälle kangeks. Mitmest parimad esimesed, aga see on juba parem. Kriks siis ka paa 3-ga. Panen ühe fairway ka. Noh, safe on olemas. Ilma kaamerat tõstsime palju paremini. Jah. Õnneks siin vist video coverage ei ole, nii et loodame, et siis pigem viskame nii, nagu soojenduskeid tegime. Madal. Tän kaasa. Jaa. Lihtne näha, et siit on OB. Seal on hasard. Mõlemal on mingi, ma ei tea, 5 meetrit, 6 meetrit. Rada 2, 92 meetrit. Variant on kas backeriga keskelt minna või vasakult eest käega. Vasakul on OB ka, aga võiks saada pika haiseriga üle lihtsalt. Oi, kui kang. Seal pool on safe vähemalt. Jah, no, tunne oma ketteid. Ma proovin ka 2 varianti Saint Proga siit keskelt ja pärast proovib midagi ka forega ka sealt. Võike. Veel laiemalt. Timelapse. Hästi. See 20 meetrit lühike putteriga. Lihtne par. Nii, rada 3. Siin on siis Emma ja FA erinevad. Emma on 222, FA on 175 par 4. OB-d on mõlemal poole mööda golfirada, aga vist kõige hullem ei ole, eks me näe. Proovin esimese Grace'i kellest kaugele visata. Ja see on OB-s. Ei läinud üldse üle. Panen ühe veel järgi. See kuradi tiiala on. Juba varem. Ei? Ma isegi ei lähe. Ma pean vist eest kätt hoopis viskama.
Ma mõtlesin algust peale, miks sa ei viska. Ma ei tea, ma arvasin, et Becker lendab kaugemale, kui ta üle läheb, aga ei lähe. Partneril pigem safe ja puttu. Iiglit nagu ei võta siin. Seda küll, jah. Mul ei püsi mitte miski sees või? Mul ei püsi mitte miski sees. No. Naiste dialal ei ole ühtegi silti ega märki, nii et viska ja looda parimat. Vanish. Ma panin off-camera forega treili ka, mis jäi sinna teisele poole OB äärde, mis võib-olla tegelikult on isegi veits targem mäng, sest siin on lagi suht ees, nii et variant kas minna üle või alt. Proovime mõlemaid. Büro. Skip. Davai, ma proovin ülevalt tempoga näiteks. Kriiks, ma viskan üle su pea. Mõlemad töötavad, aga pigem tahaks olla natuke rohkem siin poole, võtta välja neid oksasid mängust. Jaoks. Tempo ja büro mõlemad siin ringis, taga on OB, seal on Hazard, aga see Hazardist on ka OB-s või? Neljas rada naistel, meestel erinevad dialad, meestel on 105 meetrit, naistel 81 meetrit, suht tummine OB on paremat kätt, et eeskäega pole väga lootustki, aga mingi vastutuul on ka, mis teeb seal eriti keeruliseks, ma arvan täna. Vaatame, golfi mängitakse ka samal ajal või? Proovin fairway'ga, mis ta on FT something. Karlastu kõrvale. Kriiks, mis sa viskad? Thunderbird. Thunderbird. ...81 meetrit vastutuul. Glory, I guess, ma ei tea. Sobib. Üks asi, mille eksistentsi sai Eestis juba ära unustada. Sopp. Nasty. Natuke ikka lühikseks jääb veel poolt veits kõrgemalt ja suurema karga minema. Ja ta saab sisse. Eestis ei pea üldse nii palju kätted kujutama, tüütu on. Tüüpiline eest on alati midagi, millele vinguda. Vingu mul oli esimene pöördi. Meestel naistel on sama 185 meetrit. Algus on lai, siis tuleb mingisugune 7-8 meetrine käpp. Mis ta on mingi 90 peal või? Jah. Ja... Topeltmando on seal. Topeltmando sinna alla tuleb saada. See on suht wild, et nad ei lase naistel mängida 105 meetrist par 3 ja siis neil on siuke par 4 sama, mis meestel. Aga trail, fore, loodetavasti lõpetame kuskil seal käpi lähedal. Mitte nii, no. Käpi lähedal mitte, aga proovin ka T3-ga seda backari liini, kuigi see tundub palju ebausaldusväärsem.
nii, seal on ka OB kohe ju. jah, et siis selline käpp, kus ilmselt oleks mõistlik lihtsalt suht, vaata, kes üle künka saad sinna lihtsalt mingi putteriga ja seda siis, et ütleme, et seda vaadates siis tegelikult ikkagi palju mõistlikum oleks panna, ma ei tea, Saint Proga midagi või üldse mingisuguse sirge midariga siia tee peale, et sul oleks see käpp vaba. Sest et siit nagu siin ei ole väga muud teha, kui leiab sinna Mando väravat ette ja sealt edasi lihtsalt panna oma mingi 90-meetrine vise. Mitte ideaalne, parri mängib ära, aga noh, Karli Soun seal keskel tundub päris idekas. Lähme vaatame üle. mul on suht ideaalne placement ja paremat väga nagu võib-olla 5 meetrit eespool oleks parem. Aga siin on endiselt ikkagi realiseerimine on juba teine teema. Proovime. Ja noh, ütleme, et eks isegi siis, kui sa maandud siin või ütleme siin, kus kaamera on, eks tagapool, siis siit ka see käpi tabamine ikkagi tundub suht hirmus. Siit võib mööda visata sellest mandast, kui väga proovida. Kui see on tagant tuul ka, siis et võib-olla kõrgemalt natuke lahjemaga. Võib-olla üldse mõistlik mängidagi safe'i ennast siia tropparisse kuidagi parriga leppida ja parem mängu hoiti. Aga läheb üle. Ise oli parem, aga noh, siin ma nüüd olen. Palju mingi 80? jah, 75. Ehk siis... Selle koha pealt on ju pea laialt minna ju Aiseriga. Jah. See puu oleks nagu meelega lihtsalt ära võetud. Jah. Ehk siis kloori ja rannapuu on keeruline, teeme standstill. Liiga kitsalt ikkagi. Ma proovin korra tempot ka. Lühike. See oli parem. Madalaks ja nüüd päris pikk putt tagant tuul kõrgele sihtima. Ja mida ei teinud, on kõrgele. Ma olin ikka väga konservatiivne, oleks pidanud palju julgemalt ringiga tulema ja rannappi tegema, aga õpime iga päev. Ma panin sinu kõrguse, võtsin endale. Opa, kena. 6 rada, EMA-s 192, FA-s 155. Algus tuleb üle sükse väikse lombi visata, kus vett tegelikult ei ole. Ja siis läheb aina kitsamaks, nii et otsuse koht, et kui kaugele esimest viskama lähed. Ma arvan, et 110 oleks hea, siis järgmine on juba lähenemine. See on tagant tuul, siis ma proovin võtta mingi hästi sirge driveri ja lihtsalt alustuseks üle saada siit. No, oli juba paraks, et läbi üle aia, aga täpselt töötas. 155 meetrit, mulle tundub, et ei tule soobe väga mängu, et ma proovin Vanishiga lihtsalt maks distantsi saada ja mitte Karlile vastu pead visata. Ma proovin korra T3-ga ka, äkki saab kaugemale, kuigi ma arvan, et see on okei, kui ta seal lõpetab omadega. Sama kaugel kui Vanish, nüüd jääb ilmselt Vanish, sest on usaldusväärsem veits. Mulle jäi see esimene ikkagi napilt välja mingisugune pool meetrit. Nüüd on lähenemine jäänud. Vise oli hea, aga ma arvan, et see on obes. Kui lähedal see obes seal on muidugi. Ma olen väga lähedal. Millegi pärast. Jah. Siin ma olen. Palju see on, mingi 50? Berg. Ei viska välja. Hästi. Mul läks nii, nagu ma arvasin, et mul on napilt väljas. Nii et kahe OB-ga tuleb leppida ja kokku 3 viset 5. Berg oli ikkagi veits lühike, aga putil.
mul on ka perk kotis, miks ma sellele mõelnud. Essa pöördi. 7. rada, sisuliselt saarerada, saab ka ringiga minna, aga see ei tundu üldse mõistlik. Tuleks vist esimesega üle panna 81 meetrit nii M-al kui F-al. Proovime zooniga lihtsalt vastu tuulda sirgeks ette. Õnneks see veekogu siin on kuiv, nii et ei tohiks liiga hull olla. Meil ei lähe vaja seda. No, safe. Safe, aga mingi 0 katusega putt. Mõte on, et me puhkume lisab rahivärgi kangegi. Hoia. Ilus. Ma proovin kobiga, kui ma arvan, et see on veits lahja, aga mul, ma ei tea, ma tempoga ei Suuspäeva. Oi, mida see, miks nii mida? Mul on ka suuspäeva kriksil läks nii hästi, et See on super rada. Mul ei ole suuspet. Paps. Glory. Jääb paljuks. Kriksi tungival nõudmisel malm puusse. Oi, jaoks. Malmi ei viska välja isegi 80 meetrit. No, see on hästi. Oh jah. Mul on kuskil seal uuel zone, nii et tuleb huvitav putt. Jah. No jah. Impossible põhimõtteliselt. See puuplay ei ole väga nagu... Ma teen ühe rahvale ka. Kas see 3 on ilusti? Pigem paneb julgelt pikaks midagi, kui... Või viska... Läks kõrvalt mööda. Või viska sellesse parempoolsesse puusse. Rada 8, part 4, mõlemale või noh, kõigile 192 meetrit topelt vesi. Siis esimene tuleb siit üle vee panna. Siin on mingisugused oksad, mis võib-olla võivad pähe jääda. Loodetavasti ei jää. Vesi on suht läbipaistev, nii et kettad peaks kätte saama. Emme läheks ujuma ka, ma arvan. Ja kõigepealt sinna platsi peale. Ja siis seal kuskilt tagant tuleb veel üks veetakistus, et korv on nagu samal pool seda tiiki, aga lihtsalt sa pead mängima sealt poolt. Seal on troppar, Mando on, ehk siis siit tasakult poolt ei saa minna. Ja jah, good luck. Prooviks ballistega lihtsalt sinna tee peale saada või? Mulle tundub, et kuna tuul on praeguselt paremalt, siis pigem oleks isegi päris laialt mõistlik. Ma olen väga rahul sellega. Seda on paremaks ei saagi. Kangemat vaja. Aga see on sees ikka. Vanish. Aps. Oi, kui madal ja halb. Tuul. Ma olen ühe kette maha jätnud. Ma pean ikka midagi kangemalt panema, veits, et see on tagasi, või noh, selle tuulega vähemalt. Innova võistluse all baby tessut. See on oht. Istu nüüd. Ära hüppa. Safe. Tiialt oli suht petlik see raja asetus. Kangega laialt. Me peame siit üle vee minema, et see nagu baby tessi oleks parim olnud, aga tegelikult me peame ikkagi korvad seal. Ehk siis ideaalis võiks minna julgemalt kaarega kuskile. Sinna, kus poisid on, sealt on otsevaade. Ehk siis ma proovin siit malmiga. Ja palju see water carry on siit, Karl? Siin või? Sinul või? 80. Ma ei tea, julge hundirind on rasvane. Tagant, no ma ei tea, vaatame. Väga pikk. Ei ole ka väga pikk. Idekas tegelikult, aga jah, ütleme, et kokkuvõttes tahaks olla ikkagi sealpool. Karlil on ideks, ma nii kaugele ei viska, aga nagu natukenegi sealpool, et seda water carry't teist lühemaks teha. Aga praegu oli suht okei. No mis teed?
Mul oli tulemus oli super hea, aga ma lähen nüüd aasta eest käega, seal on mingid lollid oksad on, nii et ei taha väga backerit panna. Tuul ongi siuke, et peaks backerit panema, aga ops, kõik tuli praegu sisse taustal. Aga minu meelest väga midagi üle ei jää, kui ma pean backerit proovima. Proovin lihtsalt vaikselt sisse kukutada sinna. Hoia. Sa lähed too tänava? Kriks ütles taustal, et pane üks veeskipiga ka. Ja Karlis mõtleb selle peale. Too tänava? Kuule, no siis ma ei pane. Mängisin väga safe ennast, kuigi sealt viske juures tundus hirmus natuke. Aga nüüd on ka päris hea tehtput. Yeah. See OB on mingi 2-3 meetrit sealt ja kallaku peal. Ehk et vaatame, päriselt põhimõtteliselt teeksin lay-upi, ma arvan. Aga noh, järgmise pane päre. Vaatame, teen ühe katse veel, jõudku julgemalt. Ikka sama, ette. Sulps. Ma proovin nii pidi, siis ma ei viska nii teravalt. Hästi. Teine pöördi. Vastu tuul lasi ilusti floatida. Karl! See on oks ka ju. Anna mulle toeta mind lihtsalt, ma saan ka, et seal mingi 2 sentimeetrit puudu. Oota nii. Pulli vend oled. Küsi veel oma mehelt abi. Kolm. 4. No nii, see on 199 MA-s, F-as 147. Kristi viskab pärast eespoolt. Esimene on põhimõtteliselt tuleb käppi võimalikult kaugele saada ja see on pikk sirg ja lõpus on 2 hasardit ja OB, ehk siis pead üle jõe justkui viskama punkrid ja OB. Proovin jälle ballistaga, eelmine nädal oleks hästi. Saaksid välja lihtsalt, oksi ei võtaks, oleks jumala rahul juba. Noh, väikse oksa sai tripsi sai, aga oota, ma proovin kangemaga ka vähe korra. Mis see teeb? No, see on hea. Pikaks ei lähe või? Ei vist mitte. Napid, just. Napid. Et ei tea. Naistel 147. Run-up tuleb poole mäe pealt. Suht madal on see käpp, aga see oli par 4 vist, nii et põhimõtteliselt platsile, korvi alla, easy birdie teoorias. Proovin valmi. Ülija run-up. Viltu minema panen mingi kangema kettaga, et okei. Väga hea. Ma proovin ühe skipiga. Äkki saab natuke distantsi juurde. Babytessuga ka. Pigem ei olnud parem, mis hakkas OB-ga flirtima, nii et see malv on safe ja sealt loodetavasti saab korvi alla visata. Ma mõtlen, et tuul on praegu siuke, et peaks eest käega sisse tulema, et kui puudub green, siis ta veel skipab sinna korvi poole ja seal tundub, et paremal on nagu rohkem ruumi. Vist. Jah, seal on punker, keskel on OB ja vasakul oli jälle punker. Peaks, teoorias peaks saama niimoodi hakkama küll. Oks häirib täiega. No see võiks okei olla. Ui, kärbest vuu. Pargitud? Ma ei tea, see jäi nii järsku seisma, et ma imestaks, kui ta täpselt seal green'i ääre peal on. See tundus väga topsiliin isegi korraks. Iiglirann. Mul olid malm ja tessu suht samal joonel, see on mingi 70 meetrit. Ma proovin kõigepealt klooriga haiserit seal puu pealt. Kõige taga on OB ka, aga
no see on putil, aga proovime tempot ka. Mõlemad töötavad. Ei, pöördiputt. Hästi. Mul olid nii kloori kui tempo siin 3 peal. Easy birdie. Aga see on mingi 7 meetrit. Siit siia või? Jah, ei, siit siia korvini. Jah. Ja siis sealt tagant on ülesmäge 3, aga samas see on nagu ülesmäge, siis nagu teoorias backdropini kasutades on lootust, et isegi kui ta siia tuleb, siis ta skipib nagu tagasi. 10. rada, par 3, 90 meetrit naistele ja meestele, vasaku loobe, parema loobe, korv on seal puude taga. Trail, otse, skip, korvi alla, lihtne 2 edasi, sest 90 meetrit trailiga on lebo. Õhku veits. Aga puudest vist möödas ja peaks putil olema äkki. Tahan kindlasti siin veel panna. Proovin timelapsi fleksida, see on äkki natuke turvalisem. Sama koht kus trail. Baby Days Flex. Skip. Kõik on samas kohas. Mine pekki. See on normaalne. OB on lihtsalt. No jah, kõik mu fored on siin ühe joone peal. See 90 meetrit tundub natuke ebausutav siin, aga putil. Ja OB on seal kohe nurga taga, mis on, kuigi siit otse alla ei ole, paremal pool on. No nii, eelmine läks suhteliselt nutuselt. Nüüd on rada 11, par 3, 71 metra, topsi run põhimõtteliselt. Ja pikaks. 10 pikk. Ma proovin ühe veel. Panen suspega ka. See on OB. Norm. Üks rajakaart vähem. See oli... selle kui Karl üritab siin parandada. All good. Ma tahaks minna forega, aga see OB tundub seal hirmus. Samas paremal nagu backariga minemiseks, nagu kui just ainukat ei pane, siis on nagu oksad ees. Ma ei tea, proovib mõlemat, vaatab, mis välja tuleb. Niimoodi küll ei saa. Proovime siis makoga. No korvi alla ka puhas lakk lihtsalt. Ei. Mul oli esimene oli mingi 8-9 pikk. 8. Okei, 7. Siin on mõlemal sama. 150 rada on number 12. Hästi veider. Esimene vise korv on seal teed taga. See on mingid ülikõrged oksad. Ma arvan, et ma lähen mingi hästi kangega vasakult üle viskama. Vist see on General. Äkki vastu tuul ja hoidma. Ei jää. Ja seal on vist isegi OB või? Ei, siin ei ole OB-st. Äkki vesi seal taga. Okay. Ma proovin Grace'i panna ainukasse natuke. Vaatab. Liiga palju. Jaa, peaks olema. Rollib äkki välja sealt kuskile keskele. Jep, see oli suht keskel, aga midagi veits kangemat peab panema. Üks oskab vähemalt. Proovin natuke lahjema ja siis kettaga sama plaani, mis alguses oli. No see on liiga lahja nüüd. Rollerit ei taha panna üldse. Siis mõtled backer rollerit või? Variant. Mul on varukett on üks älva kaasas, aga äkki see töötab siin hästi. Võib-olla backer roller ei olegi paha mõtte sest.
ei pannud jälle piisavalt ainult. No samas, ma ei tea, tundub, et isegi kui see Grace on seal, kus ta on, siis ta on nagu okei. Tungival soovil. Ehk siis naine ütles korra. Ai, hüppas kuskile. Ai, see keeris paremale. Oi! See läks väga kaugele. Ma proovin Thrasheriga ka korra. Oi jaa. Ma ei tea, kas sellel on väga mõtet seda ainukat nagu rohkem hakata fleksima. Mu Grace jõudis siia välja. Thrasher on natuke sealpool, aga just rääkisime, et tegelikult võiks panna lihtsalt forega ennast siia platsi peale. Älva! Suht otse lähenemine. Ja see ei pea üldse mingit ainuka fleksi tegema forega, tegelikult ei ole üldse raske siia saada. Aga ma proovin siit edasi. Seal parema pool see auk on OB. Proovin Seid Proga otse. Tegelikult see võib olla natuke liiga lühike, vastu tuul. Ja vaatame. Oi, vastu tuul! Ma loodan, et see on kuiv seal. Mul on 3 ketast seal OB loigus. Rada 13, 95 meetrit, par 3. See veekogu on OB, paremalt tuul. Veits üles mäkke, Grace. Okei. Ma proovin selle FT-ga. Nii, eelmine karg. Pikaks. FT läks pikaks, ma proovin korra midariga ka, kui see tundub palju kaugemal nagu. Okei, korvi all. Vist on gameplan teada. Väga ebameeldiv koht, väga low ceiling. Tagant tuul ka. Nii, tuligi mingi oks ette. Rada 14, par 3, EMA 100, naistel 15 meetrit, vähemalt 85. Viksiga tegime samal ajal. Viskame. Ma kaalun praegu, et kas minna üldse, kui vastu tuul on ka, kas üldse proovida sealt mäe pealt skip saada. Ma korra proovin seda visata. Künne peal. Panen ühe sirgi ka veel otsa. Kuidagi mahtus läbi, aga mõlemad lühikesed. Et siis 85 meetrit vastu tuulde. Ei tea, kloori jälle või? Nii hull tuul ei ole, ma arvan, et see lükkab vasakule sul. No enne mu Seid Pro läks full üle nüüd. Sisse. Lühike oli vist tegelikult või? Ei olnud, ma arvan, et see on... Mul tundus, et hüppas siin selle mäe peal, aga ma proovin forega ka ühe. Noh, kah putil vist. Põhimõtteliselt on death putt ju. Jah. Vastu tuul ka. Ei. Mis mul täna on? Miks nad ei või minna? No? Jätad homseks. Jah, ma loodan ka. Mul oli fore natuke lühike siit, aga samas ei flirtinud nende parempoolsete oksadega. Näiteks sisetunde küsimus, kui hea see... see kloori on ka lühike ikkagi. Tundub, ma kartsin, et ta skippas siit. Said? Rada 15 par 4, seal on 49 meetrit, väga kitsas. Ilmselt mingi play on forega minna sealt üle OB,
siis siit saab minna Ainukaga ja tagasi tulevaga, siis saab sealt käpist minna, aga seal paremal pool on OB nagu väga lähedal, noh iga üldse väga kitsas OB on siin. Ma arvan, et ma proovin minna siit 2 okaspuu vahelt otse, skipab sisse. Võib-olla proovib mingit foreplay'd ka, aga ma ei väga kahtlane rada. Pullikas! Seda ma tahan uuesti korra proovida. Ma proovin vahepeal siis kangiga siit äärest minna, eestkäega. Tundub täitsa play. Läks hästi fore või? Jah. Okei, ma proovin uuesti seda käppi korra sealt. No, kahtlane. Teine mõte, mis on, et kui mingi ränga tuulega päev on, siis mõtlen, et zone'iga sinna keskele ja sealt backer edasi. Proovin 2 moodi seda rada läbi mängida. No, vaata, mis seal on. Kena ju. Jaa, aga ma ei usalda ennast piisavalt, et sükest asja teha. No tegelikult on üks mõte on veel. See on eriti riski. Rollerit panna. Ja nüüd ei lähe paremale. Nope. Noh, safe play on võib-olla siis. Saaks selle varem nagu nurga maha. Kuule, see on päris hea isegi võib-olla. On hea play, Kristel. On ju, see fore üle OB küll tagasi ei tule, see on lappe. Mingisuguse midariga sinna algusesse ennast valmis panna ja edasi minna. No suht kahtlane ikkagi, jah. Siit on, bunker on, ma võiks Kai Haiseriga minema. Peaks proovima üldse forega mängida siia, kui siin on muidugi skipi oht, aga samas üle minevaga äkki ma ei... Mingi mitte nii kiire kättega. Tempoga kuskile siia äkki panna või? Või zone'iga äkki üldse siia? Noh, umbes proovida. Ma praegu proovin siis Malmiga minna sealt ülevalt Haiseriga. See on hea. Väga hea. Jah, noh, eks kui sa siin oled ükskõik millega, siis on hästi. Jah, timelapse oli seal. Ehk siis noh, teoorias saaks sealt ka, aga see üle OB viskamine ei ole minu comfort zone. Ma enda eeskäega jõudsin siis siia. Suhteliselt madal, aga samas ei ole nagu pikk maa minna. Siuke funky vise okste alt. Ma arvan, et siit võiks siuke 5 peale saada. Ma arvan, et ma panen põlve pealt selle. Või objektiiv on mustaks läinud. Ärge pahandage, teen kohe puhtaks. Ma on ühe veel. Nõme putting on siin. Tees ma olen jälle ühe maha jätnud ju. Karl Anders. Parem. Noh, ma olen 10 ringi äärel täpselt, aga noh, võiks vähemale visata ennast, et rohkem potentsiaalselt pördisid anda endale. Minu jaoks on 10 ikka distants. Zoomin ka või? No jah, et näha, kuidas ette läheb. Vastu tuul, jah. Kuulsad viimased sõnad. Okei, tundub, et üle saab lebalt. OB-s vist. Ei ole? Napilt vist. 116, meestel 112. Terve aeg on boater carry põhimõtteliselt, nii et hea, et me varuketted ka sõitsime. Proovin fairway'ga minna. 112, ma ei tea. No proovime. Oi, Seifi panete kõik ilusti. Vastutul on päris korralik. Kõigile seifi, jah. Jah, aga ei ole hea vise nagu. Naistel oli mingi 85 vist, aga tundub palju hirmsam, sest kuidagi peavad rohkem vasakule viskama. Viska keskele, lasi sisse kukkuda.
mitte vett täiega. ma ei tea, kloori või? Noh, tuul võtab. ei. Miks? On või? Miks? Okay. Mis sa mõtled? Ma arvan, et ta tuleb sealt poolt, ma arvan, et see kloorit lükkab ära või sa pead hästi laialt klooriga. Pane sinna selle kuule, ma tahtsin kloorit, aga võtsin selle, see on märk, ma arvan. Safe. No proovin klooriga korra. Ja ma pigem, mina jääks enesetunde järgi, vaatab, kas on tunne, et viskad ilusti või ei viska. Vees või? Pigem oli plärts jah. Noh, veits võib ikka tutsu peale panna, aga samas seal see green on jälle OB, nii et aga noh, suht ok. Kristi, äkki paneks mõne puti sisse ka või? No ei saa lihtsalt. Parn jah. Mis esimene reaktsioon oli? Disco golfa. See on binokliga peab korvi otsima, on esimene reaktsioon. Ja mingi ülikitsa, võib-olla see on ka see nagu, see kaardil on nii kaugel, ma loodan, et see nii kitsas ei ole, kui kaardil on. Oi, kui palju puid siin ka veel on. Esimene vaja saada sinna selle puu kõrvalt sisse. 250 meetrit. Jagatud 4-ga on palju. 8. 483 piset, siis oled kohal. 117, par 5 mõlemale, 252, 210. Kriks just arvestas, et 4 viset keskmiselt 82 meetrit. Rada on suhteliselt kitsas, tuult puhub ka. Proovid rajal olla. Mart esimese saab pool rahulikku panna. Loodame, et teeb rajale. See vaatab edasi. Ega see tegelikult ei tea veel, kus korv on. On oks, noh. Haige oks oled. Nüüd ma näen rohkem. Sama. Hea puu vist. Ma proovin teise eest käega ütles, et vasakult minna. Oih. See on pigem on väljas. Pigem jääb isegi. Puu hääl tuli kuskilt kaugelt. Aha. Oja. No, see ei tea. Palun tähelepanu tiialale. See on 210 meetrit rada. Palju sul vaja on? See on 20 ju. Vaevu mahub standstillsi ära nagu. Ja mul on lühikesed jalad. Kujuta ette, ma ei tea, Anneli tuleb siia. Ta on sellest tiialast siit välja. Veits lamp. Aga jään rajakaarti ja alapoole võrdnema, mis me tegema pean. Korv oli meil kus? See on hästi kaugel. See paremal, mis seal paistab või? Jaa, puudu vahelt läbi. Okei, eks siis ma pean lihtsalt sealt hasardist otaga. OB on meil, kas fairway on see puudega, mitte see vasakpoolne, see on vale rada, on ju? Vasakul on, no sa näed siit ka, tule vaata siit. Ma nüüd sain, ma oleks selle fairway peale viskama hakanud. Ma viskasingi sinna. Ei ole, siit on, vaata, seal on OB, seal on OB, see hasard on meie hasard. Ehk siis sa pead siit minema läbi. Ehk siis tuleb jälle panna kas üle minema või fore. Pigem vist usaldan oma fore rohkem. Trail, maybe. Sellegi poolest see, mis on täielik nali. Eestlased, kes julgevad kunagi tiialade üle vinguda, siis oi, õhku. Okei, no nii ei saa. Sama puu. Vaata, ma pean midagi veel tegema, ma ei ole rahul olnud endaga praegu. Vaat see esimene ongi, sa saad sinna selle puu, kus sa panid sellest vasakule ja siis on sul open järgmine päris drive. Oota, ma ei saa. Ma pean ühe hea viske tegema, et mul oleks võistlusel teada, et ma olen siin teinud ühe hea viske. Võta midagi backeri jaoks, viska selle esimese lühikese puu peale üle minema. Täna siia me jäämegi. Kardan nende inimeste pärast natuke.
mida iganes, mõttetu. Nojah, mängime seda lolli esimest vares. Kui halb. Nii, minu viskajaks ei pea kaugele minema. Siin esimeses puus. Oi. Oi, kuidas vedas. See oli väga halb ise. Tahan ühte veel proovida siit. Kaamera kusub kohe tühjaks. Nii et ma proovin, Hästi seal on paar käppi sealt keskelt mingisuguse kange asjaga, nüüd ta loodetavasti skippab. Ringiga ei taha minna või? Ma ei kardan, et ta feidib liiga palju ära, ma proovin keskelt. Või noh, ma ei tea, ma vaatan, kus välja tuleb. Ringiga. Tagasi ka, nüüd tule! Oh! Napikas. Napilt sees oleks pidanud päris teisu võtma, mitte beebi. Ja pöördipiid. 118-75 meetrit saarekas vastu tulde. Opa! Opa! See oli timelapse. Ei kommenteeri. Disney 2. Ühesõnaga kokkuvõtteks, kuidas meeldis radas? 4 tunni ring. Päris pikalt, panin palju viskid ka. Tehtav. Esimene on niisugune, mida tahaks paar korda veel läbi mängida, enne kui võistlusele minna. On nagu võetav, samas on ka riske. Ma arvan, et tänase prooviringiga sain palju targemaks nüüd homme teha. Palju skoorid tulid kõiks? -1, +3, +5. Saame miinusesse või? Hästi. Palju valetasid? Mida pekki? Käärvel on suu. Väga ilus lõpp ja siit me lõpetamegi. Ei, mina tahan ka öelda, et tõesti tore rada, suht skooritav, kui sa suudad OB-dest väljas hoida ennast ja kui putti keriks, siis tegelikult ma olin ikka väga mitmel korral tegelikult pöördilugil mingi -5, -6 oleks mängitav, kui putt oleks parem. Ma ei taha öelda, et ma puttid ei oska, kui putt oleks... Vesi oli kaardil hirmsam, kui tegelikult oli. Jah, reaalselt tegelikult oli ainult paaril väärmängu, et osad need pondid olid ära kuivanud ja see tegi väga palju lihtsamaks ja ma ei tea, lahe, mõnus, soe, alav. Tahaks juba ringidele minna uuesti. Ringi jooksul tõusis tuul ka, et lõpus tuli vastu tuult tagasi tulla, see tegi huvitavaks, algus läksime nüüd tuulete peale. Hommikul oli maa väga märg. Tšau! Tšau! Sama. Tule eest ära! Oi! Vaata hetkel seal. Oh my god, sellist distantsilt runnid ainult. Ma ei näinud.